Mina olen Liis, olen Eesti Töötukassas noortegarantii juht ja räägin teiega noorte karjääriteemadel. Noortel on võimalik teha hooajatööd, on võimalik käia tööpraktikal või töövarjupäeval või osaleda näiteks vabatahtlikus töös. Hooajatööst rääkides, siis hooajatöö on sisuliselt selline olukord, kui tööjõu nõudlus on mingil ajal aastas suurem kui muul ajal. Tavaliselt on hooajatööd rohkem suvistel aegadel, näiteks teenindus- või turismivaldkonnas või ürituste korraldamisel. Näiteks otsitakse inimesi batuute üles seadma või mängumaale instruktoreid või näitlejaid. Läbi aasta on hooajatööd rohkem tootmises ja laonduses. Kindlasti käib siia alla ka malev. Tänapäeval käiakse malevates bensiinijaamadest lasteaedadeni välja. Näiteks Viimsis puhastatakse rannikuid vetikatest, Pärnumaal käiakse näiteks mõisates giidideks, koristatakse hotellides või villades või korrastatakse siis krossiradu. Pärnumaal on ka üks hea näide tuua, kus maleva raames tehti üks muusikarühm, kes siis käis stuudios vanu maleva laule salvestamas ja seda siis palga eest. Lisaks kui hooajatööst rääkida, siis seda otsida ei ole üldse keeruline, sellepärast et kõikides tööotsingu portaalides on üldjuhul selle filtreeringu võimalus olemas. Samuti võib siia alla tuua goworkabit.com portaali, kus võib leida töid mõnest tunnist kestvaid kuni mõne nädalani kestvaid. Kui me räägime hooajatööst, siis suvel töötamine ei pruugi alati üldse sellega seotud olla. Põhjus võib olla lihtsalt selles, et töötajad tahavad rohkem suviti puhata. Seetõttu soovitan alati kirjutada endale sobivasse ettevõttesse. Näiteks on kirjutatud Magnetic MRO-sse, mis tegeleb lennukite remondi ja hooldustöödega ja samuti ma ise kirjutasin suve vahel lastekodudesse ja sain tänu sellele olla terve suvi läbi lastekodus kasvataja. Töövarjuks olemine on kindlasti üks parimaid viise saada aru, mida sinule huvipakkuv töö endast tegelikult kujutab. Väga paljudes koolides on töövarjuks olemine üks kooliprogrammi osa, aga üle Eesti saab osaleda ka erinevates projektides. Näiteks korraldatakse sellist päeva nagu töövarjupäev, mis on mõeldud 1. kuni 9. klassi noortele. Selle raames siis lapsevanemad võtavad oma lapsed tööle kaasa, näitavad kohta, kus nad töötavad ja annavad neile ka mõned praktilised tööülesanded. Teine projekt on töövarjupäeva kroon, mida korraldab Junior Achievement. Igal aastal siis üle Eesti just gümnaasiumi ja kutsekoolide õpilastele. Selle raames saab minna tippjuhtidele töövarjuks või siis ettevõtjate, poliitikute või mõne muu avaliku tegelase juurde. Näiteks on käidud Taavi Rõivase, Mart Helme, Pille Minevi või Merlin Taimre ehk Palja Porgandi juures. Töövarjupäevi ise korraldavad ka noortekeskused, et alati tasub minna noortekeskusesse, küsida, millal järgmine toimub või siis teha ettepanek järgmise töövarjupäeva korraldamiseks. Alati ei pea ka ootama mingit konkreetset sündmust. Võib ka ise kirjutada endale huvipakkuvale tööandjale ja selleks on toeks Tugila noorsootöötajad, õpetajad või Töötukassa karjäärispetsialistid. Tööpraktika raames mitte ainult ei vaadelda endale huvipakkuvat ametiala, vaid pannakse ise käed külge. Selle raames siis sa saad endale huvipakkuva ametiala selgeks õppida. Üldjuhul korraldavad praktikaid kõrg- ja kutsekoolid kindla eriala raames, kuid praktikat korraldab ka Töötukassa enda teenusena. Ehk siis tulles Töötukassasse arvele, saab minna tööpraktikale, mis kestab maksimaalselt 4 kuud. Selle ajal me maksame tööandjale juhendamistasu, et ta noorele õpetaks selle kindla ametikoha selgeks ning noor isa saab sõidutoetust ja stipendiumi. Spetsiaalselt koolinoortele on loodud programm nimega kogukonna tööpraktika. Selle raames saab siis noor võtta osa endale sobivast vabaühenduse tööst. Vabatahtlik töö on parim viis esimese töökogemuse saamiseks. Kindlasti näeb see sinu CV-s väga hea välja, sellepärast et sa oled andnud enda panuse ühiskonna heaolule ja arengule. Tööandjad ka ise üldjuhul vaatavad inimeste CV-des, et kas neil on varasemat kogemust või mitte ja alati on eelistatud need, kellel on mingisugunegi kogemus. Vabatahtliku tööpakkujaid saab leida Töötukassa koduleheküljelt
ja ka sellisest portaalist nagu Vabatahtlike värav. Sealt otsitakse kiisudele käpahoidjaid ja näiteks raamatukogudesse inimesi appi. Lisaks veel on tänapäeval väga head võimalused vabatahtlikuks minekuks välismaale. Seda saab teha läbi Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi, siis sellise koha nagu Involved, mis vahendab Erasmus Plus programme. Samuti saab minna läbi STS-i. Seal on sellised pakkumised nagu näiteks Jaapanisse saab minna riisipõlde taastama ja Türki saavad minna filmindushuvilised. Kui keegi mõtleb välismaale minekust kuhugi kaugemale, siis soovitan portaali nimega volunteerlatinamerica.com, kus saab minna Lõuna-Ameerikasse, näiteks Ecuadori vihmametsadesse loomade päästjaks, matkagiidideks või siis lastelaagritesse inglise keele õpetajaks. Tööotsinguid alustades tuleks kindlasti alustada oma vanematest, sugulastest, sõpradest ja tuttavatest. Sellepärast, et just sinu õe, sõbranna, isa võib oma ettevõttesse praegusel hetkel otsida lisatööjõudu. Tööandjad ka ise on altimad võtma tööle inimesi, keda nende töötaja juba teab või tunneb, kui neid, kelle kohta neil üldse informatsioon puudub. Teise viisina on väga heaks esimeseks sammuks osalemine just nendes malevates, vabatahtlikus töös või erinevates projektides, näiteks Changemakers Academies või Nopi üles programmis. Enne kandideerimist uuri ka tööandja koduleheküljelt, millega see ettevõte üldse tegeleb ja kas seal on sinule huvipakkuvaid ametialasid. Kui jah, siis võta tööandjaga ise ühendust, sest tööandjad hindavad julgust ja peale hakkamist. Noored leiavad infot töövõimaluste kohta näiteks kohalike omavalitsuste kodulehtedelt, noortekeskustest, kindlasti ka Töötukassast ja töömessidelt. Nagu ma juba ennist ütlesin, siis on olemas selline portaal nagu töömess.ee, kus on olemas terve aasta jooksul toimuvad töömessid. Samuti toimub kevadeti suveks tööle online-mess, mis ongi just konkreetselt noortele mõeldud. Lisaks tasub alati külastada Töötukassa karjäärikeskust või siis koguni näiteks tööotsijana ennast arvele võtta, mida saab teha juba alates 13-aastasest alates ja vanema loaga. CV koostamisel tuleks tähele panna seda, et kui sul on vähe töökogemust, siis tuua välja kõik need tegevused, millega sa oled tegelenud. Näiteks kooliülituste organiseerimine, noortekeskuste aktiivis osalemine, malevates vabatahtlikus töös osalemine, projektides osalemine ja kõik sellised asjad. Samuti ei tasuks enda omaduste väljatoomisel piirduda sellega, et sa tood selle omaduse ainult välja. Näiteks sõna usaldusväärsus. Selgita, mida see sõna sinu jaoks tähendab ja too näide, kus sa oled oma elus olnud usaldusväärne. Kolmandaks, nii-öelda selline kirss tordil oleks ka soovitaja lisamine. Sinu soovitajaks võib olla malevajuht, huviringi juht või sinu õpetaja või üldse lihtsalt keegi, kes sind väga hästi teab ja tunneb. Kindlasti tuleks enda soovitajaga ennem läbi rääkida ka, et kas ta on üldse nõus sind, et sa lisata enda CV-sse. Valikute tegemisel võiks kindlasti nõu pidada enda vanemaga, kuid pead ka ise selgusele jõudma, millist tööd sa teha tahad ja millisel eesmärgil. Kas raha teenimise eesmärgil, oskuste omandamise eesmärgil või tahad lihtsalt rohkem seda valdkonda tundma õppida. Kui on tunne, et vanemaga kõigest rääkida ei saa või et te olete eri arvamustel, siis võiksid pöörduda Töötukassa karjäärinõustaja juurde. Siin on hea teada, et Töötukassa pakub karjäärinõustamist laste vanematele just oma lapse karjääri kujundamise, sealhulgas töö leidmise teemadel. Omavahel tuleb rääkida, kuid vanemad ei tohiks olla liiga jõulised. Selles mõttes, et noor võiks selle lõppotsuse ikkagi ise teha. Ta võiks mõelda, et millist tööd ta üldse teha tahab, kas ta oskab otsida tööpakkumisi ja kas ta oskab analüüsida nende usaldusväärsust, nende sobivust endaga ja töö sisu. Lisaks peaks ta mõtlema, kas ta suudab edu saavutada töövestlusel. Selle koha peal on samuti abiks karjäärinõustajad.
Üldjuhul on nii, et alaealised töötajad võivad töötada vähem aega kui täiskasvanud. 7–12-aastased võivad töötada maksimaalselt 3 tundi, 13–14-aastased 4 tundi, 15-aastased 6 tundi ja 16–17-aastased 7 tundi ööpäevas. Lisaks sellele noored ei tohi teha öötööd, välja arvatud siis, kui nad töötavad loomevaldkonnas. Mõned tööd on noortel ka keelatud, näiteks töötamine mürgiste ainete või mürgiste loomadega või siis töötamine liiga suure füüsilise koormusega. Aga kõike seda infot jagab Tööinspektsioon oma kodulehel tööelu.ee. Selliste asja nagu proovipäev ei ole tegelikult olemas. Kui sa lähed 1 päevaks tööle, siis sa pead saama selle eest ka tasu. Proovipäev on olemas ainult Töötukassa teenusena, mida saavad siis meie juures arvel olevad kliendid ja mille eest saavad nad sõidutoetust ja stipendiumi. Lepingu vorme on väga palju erinevaid. Sa ei peagi neid kõiki peast teadma. Lihtsalt enne allkirjastamist võiks nõu pidada kas siis oma vanema või karjäärispetsialistiga. Samuti saab informatsiooni Tööinspektsiooni kodulehelt tööelu.ee. Alaealistel ei ole võrreldes täiskasvanutega palga osas eritingimusi. Kehtib miinimumpalga määr, mis 2019. aastal on 3,12 eurot tunnis või siis 540 eurot kuus. Igas tööotsingu portaalis on võimalik peale panna maakonna filter. Üldjuhul on nii, et asulates ja linnades on tööpakkumisi rohkem, sellepärast et seal on ka inimesi rohkem. Aga ei tasuks karta seda sõitmist tööle. Võiks näiteks uurida oma tuttavatelt või siis jällegi sõpradelt sugulastelt, kas keegi juba sõidab linna ise tööle. Vanemad võiksid rohkem julgustada ja võimaldada noorte tööl käimist, sest tööl käimine ei anna ainult raha, vaid tõstab ka noore enesekindlust ja iseseisvust. Lisaks õpetab suhtlemisoskust ja ka meeskonnatööoskust. Samuti võiksid rohkem võimalusi luua tööandjad, sellepärast et see on ju tööandjale teatud mõttes bränding. Noor käib sinu juures tööl, ta saab hea kogemuse, ta räägib teistele ja tekib järelkasv. Noored tahavad minna seda eriala õppima ja sinu suvisest töötajast võib lõpuks olla sinu restorani tegevjuht. Rääkida võiks ka Töötukassa tööandjate konsultantidega, sest Töötukassa toetab tegelikult tööandjaid noore tööle võtmiseks. Meil on selline teenus nagu alaealise töötamise toetus, mis tähendab seda, et kui te võtate tööle 13–16-aastase noore, siis me maksame järgmisel aastal 30% tema palgast teile tagasi.